Ja nüüd siis hakkame peale arhitektuuri loengutega. Mõned neist me oleme küll juba tunnis ka eelnevalt läbi teinud ja ka eelnevatel aegadel kasutanud eelmisel semestril C-Sharpi aines. Aga nüüd siis vaatame nendele natukene põhjalikumalt otsa. Ja ma katsun siin arhitektuurist puudutada tõesti ainult neid osasi, mida meil päriselt tarvis on ja mitte liiga detailidesse kõikide maakera asjadega minna. Ja esimene asi, mida meil tarvis on, millest tuleb siis alustada, mis on selline üks C-Sharpi keele põhialustalasi, on siis geneerikud või geneerilised parameetrid. Ja mida siis geneerikutega teha saab? Ja siin on ka natukene selliseid toredaid sõnu meil on ju, parameetriline polümorfism ja mida kõike me sellega saame. Ja need on tõesti siis ka aluseks igasugusele unit of work'ile, sõltuvuste süstimisele ja kõigele muule, mida me siis siin kursusel laialt kasutame. Ja mida see generic siis tegelikult teeb? Siin on siis lihtne näide, ehk võib-olla hakkame praktilise poole pealt seda kõigepealt vaatama. Ehk generic siin ütleb seda, et meil on mingisugune klass, mis tegeleb mingisuguse tüübiga tõh, ja meil pole õrna aimu ka, mida see tüüp tõh tegelikult tähendab parasjagu. Ehk ta on lihtsalt mingisugune tüüp. Ja tavaliselt, kui meil on generic parameetrid ainult üks ja me tõesti ei oska tema kohta mitte midagi ütelda, siis kasutatakse selleks ühte tõh-tähte. Kui need on rohkem, siis saab ka kõiki muid tähti muidugi kasutada ja see tõh tuleb lihtsalt sõnast tüpe. Ehk kui on neid rohkem, siis tavaliselt pannakse kas T0, T1, T2 või mingi TA, TB ja kui neil ka päriselt nendel generic parameetritel mingi tähendus on, siis pigem kirjutatakse siia ikkagi mingisugune terve sõna välja, näiteks olla nagu tõh-kei ja mingid muud sellised asjad, tõh-ID ja mida muud taolist on. Aga jah, siis veel kord, et siin selle koha peal, selles klassis me siis ei tea, mis tüüp tegelikult olema peaks saama, siis kui päriselt seda koodi kasutama hakatakse. Ehk meil on siis selline klass, mis tegeleb millega iganes, generic list mingisugune, aga mis on siis selle listi elemendid, mis tüübist need on, tundmatu, võivad olla inimesed, võivad olla integerid, mida iganes. Ja siis sellel hetkel, kui me päriselt selle listi endale deklareerime ja ütleme, et nüüd tuleb sellest teha mingisugune objekt, ehk siis päriselt instance tekitada, siis me peame näitama, mis selleks tüübiks siis päriselt olema saab. Ja nüüd sel hetkel siin, kui kompilaator siis sellist koodi näeb, siis võib mõelda sellest niimoodi, et nüüd päriselt siis tekitatakse sellest koodilõigust siin koopia, pannakse siia tõhja asemele kirja int ja siis nii-öelda search and replace, pannakse siia int ja nüüd see meetod siin muutub siis add int inputiks. Sellest tehakse siin veel teine instance, nüüd on see list 2 puhul siis asi string. Ja kuna sellest kõige lihtsalt tõesti võib mõelda, et kompilaator teeb sellest tekstilõigust siit lihtsalt koopiaid ja asendab need tõhid siis kord ühe kord teise tüübiga, siis nüüd ka selle edasi kasutamine siin on tugevalt tüübitud. Ehk list 1 add teab täiesti kindlalt, et selle parameetri tüübiks siin peab olema int ja siin, et see peab olema string ja siin, et see peab olema sellest klassist see objekt. Ja samamoodi, lisaks sellele, et me saame siis selliseid klassi definitsioone kirjutada, saame me kirjutada ka meetodeid ja igal meetodile võivad olla siis omad generic parameetrid sõltumatud sellest, mida see klass siis omadega nagu teeb. Ehk meil klassil siin näiteks ei ole ühtegi generic parameetrid, aga siin on meetod, mis ütleb, et ütleb üsna palju on ju. Ütleb siis seda, et meil on mingisugune tundmatu generic tõh, millel ei ole mitte ühtegi piirangut, generikutele saab ka see anda nagu kitsendusi, mis nad umbes olla võiksid, nad ei tohi päris nagu ükskõik mis asjad olla. Aga siin siis see meetod ütleb, et meil on meetod find by ID, millel on siis üks generic parameeter tõh ja seda tõhhi siis kasutatakse pealt parameetrites, ehk siia peab tulema sisse list nendest tõhhidest ja siis peab siia sisse tulema meil funktsioon, mis tagastab booleni ja millel on üks sisendparameeter, mis peab ka olema tüübist tõh. Selle funktsiooni nimi on predicate ja lõpuks see find by ID peab ühe tõhhi siis ka tagastama. Ehk nüüd siis, mida siis proovitakse teha, võetakse see items, mis on list, listil on olemas meetod firstil on olemas selline versioon, kus saab anda ette siis predicate'i, ehk leia mulle esimene, mis kasutades seda funktsiooni siit, ehk siis see funktsioon, mis see sisendina tuleb, selle funktsiooni alusel peaks siis leidma, kui ta tagastab true, siis see on nii-öelda esimene sobiv element. Ehk siis, et first hakkab siis üle selle listi lihtsalt itereerima ükshaaval. Hakkab alguses sõitma lõpupoole, kuni
mis iganes see funktsioon siin on, käiakse iga elemendi peal läbi ja kui seda kasutab true, siis see on siis see õige nii-öelda match, õige leid ja see element siis siit lõpuks tagastatakse siia return'i ja return omakorda tagastab siis siia meile selle t-väärtuse. Ja nagu siin ka kirjas on, siis kompilaator ka suudab üsna tihti need generic tüübid ise välja mõtelda, selles suhtes, et mitte ise välja mõtelda, et neid teie eest kirjutada kuidagi, vaid kui te neid kasutate või kui teil on sellised funktsioonid, kus need on, siis ta ei pea te seda genericut sinna kirja panema. Näituseks siin on siis näide sellest, meil on list personist ja nüüd kui me teeme helpers find by ID, kutsume välja, siis me ei pea siia find by ID-le kirjutama siia suurem väiksem märkise generic parameetrid, sest kompilaator saab aru juba siit, et see people on personi list, järelikult see peab olema person, ei ole nagu mingit muud varianti. Ja seda genericut me näeme siis tõesti igal pool, et seda on laialt käigus. DB kontekstid on meil tuttavad, on ju igasugused mapperid, dependency injectionisse teenuste lisamine, mida me ka juba eelmise semester tegime, et see kõik käib siis genericute peal, näituseks siin on siis skoobitud instantsi lisamine või skoobitud sõltuvuse lisandamine, mis ütleb, et iga kord, kui HTTP request tuleb ja keegi küsib seda iRepo tüüpi, siis palun anna talle sellise klassi instance. Lisaks siis sellele, et meil klassid saavad olla genericud ja meil saavad olla meetodid genericud, on meil siis ka genericud käigus interface'ide käigus. Ehk me saame siis luua sellise interface'i, ehk sellise siis lepingu, kus leping küll ütleb, mis meil peab olemas, aga meil ei ole täpselt teada, mis selleks tüübiks veel on. Ja tänu sellele me saame kirjutada selliseid siis universaalseid interface'e, mis meil siis kohe järgmiseks mõnes loengus tuleb, on see repositooriumi muster, siin juba lihtsalt eelvaade sellele, ehk siin on see öeldud, et meil on repositoorium ja selles repositooriumis on sellised klassikalised meetodid, find, all, add, remove, ehk kõik need crude meetodid, aga me ei tea veel siin selle koha peal, mis see entity tegelikult päriselt on. Ja nüüd, kui me siis teeme siis sellest päriselt mingi implementatsiooni, person repository, siis nüüd me siin paneme selle personi paika sellele interface'ile, ütleme, et jah, meil on nüüd see interface siin, aga see on siis person tüübi vastu. Ja nüüd juba kogu see kood siin juba räägibki siis nagu personist. Ja kompilaator kontrollib, et kõik need meetodid koos selle õige tüübiga peavad siis olemas olema. Ja samamoodi siis me saame ka teha siis generic klasse, mis täidavad generic interface'e. Ehk siin on siis meil EF repository, selline universaalne repositooriumi implementatsioon, mida iganes ta teeb, see veel ei ole väga oluline, ehk kõiki need asju teate, see on ju DB kontekst ja DB setid, aga siin on siis EF repository generikuga, mis ütleb, et ta täidab interface'i, mis on generikuga. Ehk me jätkuvalt siin ei ole üldse paika pandud, on ju, mis asi see entity on, midagi ta peab olema. Aga see selgub kunagi hiljem, kui keegi päriselt seda EF repositoryt hakkab kasutama. Edasi me ikkagi läbivalt kasutame siin siis kogu seda entity't, on ju. Ja siin juba siis tõesti saab siis ainult ühe korra kogu selle meetodi siis lõpuks või selle EF repository'ni ära implementeerida. Edasi saame pärilusega kasutada nii interface'i kui ka seda EF repository implementatsiooni. Ehk see on siis selline dry, ehk don't repeat yourself, ära ise ennast korda sellisel arhitektuuri tasemel, ehk kuidas sellist mustrit siis teha. Ja kindlasti lisaks kõigele muule on ju, me saame siis ka pärilust teha on ju, ehk siin on siis juba näide ja palju on ju, aga siin veel näited sellest on ju. Kõige lihtsam pärilus on siis selline, kus me ütleme, et meie repositoorium pärineb EF repositorist, ehk siis sellest siit taolisest on ju, ja paneme selle tüübi siin paika, on person. Siis me saame teha passing through, ehk nii-öelda anname need generic parameetrid edasi, ehk meil on cached repository, mis pärineb omakorda siis sellest iRepositorist, ehk tüüpi veel ikkagi ei ole. Ja omakorda me saame siis ka veel kõiki neid generic interface'e siis laiendada, ehk kui meil on miskisugune iRepository personi vastu, siis siit me saame ainult oma crude meetodid, create, read, update, delete, ehk need meetodid, mis on tõesti igal pool ühed samad. Aga siis see iPerson repository lisab siis siia juurde veel mingisugused oma spetsiifilised asjad, mis on olemas ainult personil, aga mitte kellelgi teisel. Ja lõpuks selle nagu implementatsioon, ehk meil on siis nüüd siin see person EF repository,
mis pärineb sellest baasimplementatsioonist, kus on kogu see CRUD täidetud, aga on öeldud, et ta peab täitma seda interface'i, mis on siis iPerson repository, mis täidab kõiki iRepository interface'i meetodid, mis on täidetud tegelikult siin selles EF repository's. Ja nüüd ainukene meetod, mis meile siia päriselt täitmiseks jääb, on siis see sama find by last name, mis tuleb siin siis kuidagi ära täita. Ehk me saame siis neid sellises mitmes kihis neid asju kokku kleepida, et meil on baasinterface'id ja baasimplementatsioonid ja siis läbi päriluse neid laiendada ja lõpuks neid siis kokku kleepida. Nagu jutt oli, generikutel saab siis olla ka neid parameetreid mitu generic parameetrit, ehk meil on ka sellised sisse ehitatud näited, on ju func, näituseks dictionary, kõik need on genericud siin. Func ise või dictionary näituseks ei teda üldse huvita, mis on teie key tüübiks ja mis on teie value tüübiks. Tal täitsa ühtsas kõik. Ja kui dictionary definitsiooni minna vaatame, siis seal ongi ilusti enam mitte tõh0 ja tõh1, vaid kuna neil on siin konkreetne nagu tähendus mõlemil nagu tüübil, siis esimesel kohal on meil tõh-key ja teisel kohal on tõh-value kirjutatud sinna source code'is, kui vaadata. Ehk et on ka aru saada, mida need siis parameetrid nagu teevad päriselt. Samamoodi meetodid, asjad igal pool, ehk te võite neid sinna kaasa anda nii palju neid generikuid või kõigepealt sellest deklareerida ja siis neid kaasa anda nii palju, kui teil tarvis on. Mapi puhul ka näiteks siin on näha niisugused ilusad juba nimed, on ju source ja destination ehk mapime ühest otsast teise. Nüüd praegust kõik need generikute näited siin on olnud ilma piiranguteta, aga generikuid saab ka piirata, ehk siis ütelda, mis tüüpi see asi peaks meil olema, mida me endale ootame meetodisse või klassi või kuhu iganes. Ehk teha mingisugused piirangud, et see generik ei tohi päris mingisugune random asi olla. Ja neid piiranguid on päris palju ja ma arvan, et teie arvaid on päris kindel, et need ei ole mul siin isegi kõik kirjas. Aga tüüpiliselt, mida me näeme, on siis struct, mis ütleb seda, et ta peab olema value tüüpi asi, class, mis ütleb, et ta peab olema reference tüüpi asi, saab ka öelda, et on class küsimärk, et nullable, not null, ei ole nullable, new, mis on üks üsna oluline asi sageli, kui teie meetodis või klassis on vaja sellest tõhist uus instance tekitada, siis sageli selleks, et uus instance tekitada, on teil seal konstruktor, millel on parameetrid. Ja siis te ei saa tundmatut tüüpi tõh kuidagi initsialiseerida, sest ei oska konstruktorit välja kutsuda. Ja see new ütlebki siis seda, et mul peab olema see tõh, võib olla ükstas kõik mis, või täpselt võib see olema klass, aga tema selles tüübis peab olema ilma parameetriteta konstruktor, sest muidu ei saa seda kuidagi välja kutsuda. Siis saad öelda, et ta peab olema baasklass, ehk siis tõh peab pärinema sellisest mingisugusest asjast kuskil otsas. Siis, et interface, samad asjad kõik on nullimisega, ja kõike muud taolist, ja ka üksteisest sõltuvusest, Ehk siis sellised nagu klassikalised asjad. Ja ütleme, üks kõige tüüpilisemad asju, mida me siin kursusel kasutame, on siis see, et kus me tahame ütelda, et meie tõh entity, ehk kõik see, mis me räägime oma domeeni klassist, siis oma repositooriumites ja igasuguses domeeni klassi päriluses, me tahame öelda, et meil on siis person, mis pärineb sellest base entity'st. Ja see on kõik tore, aga nüüd, kui me jõuame siis repositooriumisse, siis siin me siis saame siis ütelda sellise kitsenduse, et jah, meie tõh entity peab pärinema igal juhul base entity'st ja see tagab meile selle, et kui me hakkame siis repositooriumis, kus me tegelikult ei tea, mis see tõh entity on, annab see meile selle, et kompilaator teab, et selles tõh entity's on igal juhul ID olemas. Ja me ei pea mingisugust mingit imetega, reflectionitega, jumal teab mida tegema, või runtime'is siis mingid vigu saama, vaid kompilaator on täiesti kindel, et kui see tõh entity see tuleb ja seda ta kontrollib kompileerimise käigus, kood muidu ei kompileeru, et see kood siin on siis korrektne, ehk igal juhul selles ees, mis iganes see ees imparusega on, first word default, ehk siis mis iganes see tõh entity see on, see e-instance on, siis ID peab seal sees olema. Vastasel juhul ilma siis selle piiranguta on see tõh lihtsalt objekt ja seal sees on siis tõesti olemas ainult need meetodid, mida kompilaator teab, et objektis on. ToString equals ja get hash code. Ehk seda siis ka päris palju kasutame.
ja meil on tavaliselt veel paar mingit asja, mida me siis tüüpiliselt kasutame, ala see new on ju, class, equals, ehk me saame mingit interface'i küsida, ehk me tahame ütelda, et ka näiteks see ID peab olema midagi, mis on üksteisega võrreldav, ehk miks me üldse saame niisugust meetodit kuhugi kirjutada. Ehk siis sellised klassikalised asjad. Covariance ja contravariance, seda te ka nüüd aeg-ajalt näete, miks ma sellise kirjutasin, tavaliselt selle peale palju mõtlema ei pea, aga kompilaatoridele aeg-ajalt tahab seda ütelda kuskil interface'ide mille iganes juures, et kas sa ei tahaks muuta oma tõhhi covariantiks või contravariantsiks. Ja mida nad sellele mõtlevad, on siis see, et covariance tähendab seda, et see tõh kasutatakse ainult väljundparameetrina. Ja contravariance on siis see, et seda tõhhi kasutatakse ainult sisendparameetrina. Ehk siis only goes in ja only comes out. Ja mis siis miski nagu siis näitab meile. Ehk kus see kõige rohkem võib-olla siis käiku tuleb või kust seda nagu üldse peaks mõtlema on siis see osa siin. Ehk miks näiteks meie repositooriumid tagastavad IE-numerable selle asemel, et tagastavad listi. Sest kui mõtleme listi peale, siis listi puhul on tõh nii sisend kui ka väljund parameeter. Aga IE-numerable on ju covariance. Ja näiteks actioni puhul tõh on ainult contravariant, ehk see läheb ainult sisse. Ja see annab siis natukene laiemad võimalused meil sisuliselt nii-öelda cast'ide ja baastüüpe kasutada. Aga tüüpiliselt see on selline nagu asi, mida ma pigem ütleks, et ignoreerige ja mul on isegi väga raske seda väga selgelt seletada. Ehk pigem ütleks siis tõesti, et öelge oma raiderile, et ignoreerime seda ja ärge kasutage need sõna out ja in. Ja kui nad need tahavad kasutada, alt-enteriga võite selle default nagu valikuga, mis ta pakub, et asja parandada, võite nagu lahkelt nõus olla, aga siis olge valmis, et kui te hakkate mingit asja seal muutma, siis teile öeldakse, et okei, aga nüüd tuleb siis out ja indel võib-olla maha võtta, sest teed juba kasutatakse mõlemas tähenduses. Ja siis on meil ka veel üks asi, mida me siis näeme, on siis see default, mis siis tagastab standardväärtuse, mis see tõh peaks olema. Ja vanasti oli selleks siis default ja sulgudesse tuli see anda see tüüp, ehk ta default on niisugune funktsioon, mis tuleb välja kutsuda, siis alates C# 7.1, ehk nüüd juba päris mitu aastat, on siis meil olemas lihtsalt nagu keyword default. Näiteks nagu see siin, ehk saab võrrelda, kas entity.id, kas ta võrdub defaultiga. Ehk ja siin on see automaatselt see, et kõik reference tüüpide default on 0 ja kõikide value tüüpi muutujate väärtuseks on siis 0, ehk kõik bitid 0 pandud. Ehk sisuliselt on tegelikult seal defaulti nagu 2 tähendus siin, mida ta siis teeb. Ja sama siin, mida me näeme oma entity frameworki koodis, kui me oma DB-settides või kus iganes olemites seda asja kasutame, ükskõik, et vahet oleks entity framework midagi muud, siis sageli on meil meie propertid sellisel viisil kirjutatud, sest me oleme nullid muutnud vigadeks, ehk kuna meil on public string name ja me ei luba, et ta võiks olla nullitav, aga kuna name on string ja string on reference tüüpi muutuja, siis ta tahaks siia hirmsasti nulli panna, aga meie nulli kasutamine ütleb, et meil niisugune asi ei ole lubatud. Ja siis me lihtsalt omistame talle jõuga nulli ja see hüüumärk siin lõpus ütleb siis, et kulla kompilaator ära parasjagu seda siin kontrolli. Ehk siis meie string saab igal juhul endale väärtuse, milleks on 0, mida just kuidagi ei tohiks juhtuda ja me lihtsalt ütleme kompilaatorile, et unusta ära ja ära palun virise. Ja kuidas siis CLR-is töötab, ehk siis nii-öelda runtime'is, mis siis sellega juhtub ja seal tõesti siis sisuliselt tehakse nendest koodist teil siis eri versioonid vastavalt sellest, mitu geneeriku initsialiseerimist teil päriselt tehtud on ja sisuliselt võibki mõelda nagu sellest, et tehakse koopia nendest. Aga seda siis ainult value tüüpide puhul on ju. Reference tüüpide puhul on siis ainult üks implementatsioon, sest nad on kõik referentsid.
nii et seal on kõik see nagu lihtne, on ju. Aga siis indid, kuidid, strukidid, seal siis tehakse tõesti koopiaid sellest, on ju. Ehk mingid boxingut seal siis ei toimu, et neid tüüpe ei konverdita kuidagi imelikult. Ja noh, tõesti, meil on siis terve suur hulk neid generic tüüpe, mida te juba tegelikult kasutate sellest ajast saadik, kui esimest korda C-Sharpi kirjutama hakkasite, et igased dictionary'd, listid, nullablad, action'id, expression'id, mis iganes kõik asjad on ju. Ja millal siis generikuid mitte kasutada? Ehk genericud on tõesti hästi võimsad ja nendega saab oma koodi oluliselt nagu lihtsustada ja tavaliselt intuitiivselt enamik inimesi oskavad neid õigesti kasutada. Üks koht, kus ei peaks generikuid kasutama või millal neid ei peaks kasutama, on tõesti see, kui te iga kord kogu oma loogika täiesti üle kirjutate. Et siis, kui näiteks teete interface, ütled, et mul on mingi generik ja siis igas implementatsioonis kõik meetodid üle kirjutate, siis ei ole sellel asjal nagu pointi. Ja teistpidi, kui jälgida nüüd niisugust toredat printsiipi nagu Yagni on ju, ehk ära kirjuta koodi enne, kui sul seda vaja ei ole, siis peaks jõudma sellesse kohta, mis on siin klassikaline programmeerimise tõde, et kui te olete samast koodist kirjutanud teise versiooni hästi sarnase, siis on aeg refaktoreerida ja see generik sinna nagu tuua. Ehk siis ei tasu üle pingutada. Ja üks koht, kus see ülepingutamist kipub juhtuma, on siis just nimelt AI. AI tahab sageli over-engineerida, ehk siis liiga keerulisi lahendusi teha. Ehk jällegi, kui te tulete oma koodi kaitsma, siis me võime seal hakata nagu uurima seda, et miks teil siin need generikud on ja miks see seal päriselt vajalik on, et see, et ta kompileerub ja töötab, ei ole nüüd veel nagu lõplik tõde. Ehk siis kõik on tore, mis ta meile siis annab, on ju, ehk siis kõik see taaskasutatavus ja ta on siis tõesti tüübikindel ja saab ilusad nimed panna ja kõike muud taolist, on ju, ehk ta on tõesti üsna kasulik ja teeb koodi oluliselt loetavamaks. Ja kiire preview, mis me järgmiseks tegema hakkame, on siis repositooriumi pattern või repositooriumi muster eesti keeles ilusti. Ja siin lihtsalt kiire näide sellest, kuidas siin siis kõik asjad läbi generikute alguses käivad, et meil on nii baasinterface'id, pärisinterface'id, baasimplementatsioonid, pärisimplementatsioonid, registreerimised, kõik mis iganes asjad, igal pool on need generikud käigus. Nii et lugege kõik siis rahulikult läbi ja mõelge selle peale. Ja eks tuleb ka see kõik siis praktikas läbi kirjutada.